Tere ka minu poolt, siis ma näen siin, et tere hulk inimesed, kes on vähe kaugemalt tulnud. Need on õigel ajal kohal, nagu kevades kaugemalt tulid ja on esimesi. Ja teema on, nagu siin minister juba sisse juhatas, et teema on valdkond, mis on kubised või on kaetud käibetõdedest, mis nagu väga vett ei pea. Ja see on Eestis tegelikult natuke üldisem probleem, sest me elame praegu tegelikult vaimse seisaku ajastul, kus me peame tunnistama seda, et ühiskonna korraldus ja valitsussüsteem on sisult vananenud, tapulik ja oma igapäevaselt ära kulunud. Ja see süsteem sai paika pandud 20-25 aastat tagasi, minu käsi seal ka mängus, aga iga asi kulub ära. Kõik näiteks on kontraktiga tsüklitega muidugi kursis, 25 aastat on niisugune aeg, kus siis üks süsteem kulub ära ja praegu on tõesti mõtlemise aeg. Me peame lihtsalt seda uut looma hakkama. Aga iga uus asi algab mõttest, sest kui ei ole mõtet, siis ei ole võimalik, kui ei ole õiget mõtet, ei ole võimalik õigelt tegutseda ja ei ole võimalik saada head tulemust. Ainult skisofreenia olukorras, eks ole, et mõtled ühte, teed teiste kogemata äkke. Aga me oleme ju 20 aastaga just see, mis puudutab maaelu, me oleme teinud juba läbi tohutu muutust. Jätame selle nutu ja hala kõrvale, mina ei ole nutu ja hala partei poole hoida, ma ei salli hädaldamist, rumalust. See käib mulle hingeliselt vastu, talun seda halvasti. Aga kui me vaatame toimunud muutusi, jättes kõrvale inimeste seadus. Maailmas võib teha kaks asja selgeks. Üks on see, mis on loodusseadused, tõsiasjad, mida ei saa muuta. Trepist kukutakse alla ühe valustik, mida ei saa teha. Aga inimeste seadus on sama inimesed. Võime teha iga päev. Kui sobib, see on teistmoodi. Ja tõsiasi on ju see, et ma olen seda ilmselt korranud väga palju, aga teine kord sisse juhatus lähtekohana on ta tarvis. Ikkagi 1934. aastal see nii-öelda õndsal Pätsuajal oli maarahvast 2/3, 1/3 linnarahvast, praegu vastupidi. Ja maarahva hulgas on ju kõik ju Viimsi külad, Viimsi oma olemuselt on ju tegelikult rohkem linn, vaatad kui linnaosa. Ja sest on karta, et Nõmme linnaosas veel marju ja kaalikad ja kapsed on rohkem kui Viimsis. See tähendab seda, et Viimsi just kui küla ja maa inimeste seaduste järgi ja ka loodusseaduste järgi ikkagi, kui me vaatame tõsiasjade otsa, on pigem linn. Ja siit hakkavad tulema kõik võimalikud niisugused moonded, kui inimeste seadusi ei viida loodusseadustega kooskõlla. Nii on ju meil kujunenud välja olukord, kus meil on justkui nagu eesrindlikud vallad ja maajad vallad, nagu Nõukogude ajal, kus oli eesrindlikud kolhoosid ja maajad kolhoosid. Aga kuna see arvepidamine käib mitte tõsiasjade järgi, vaid inimeste tehtud seaduste järgi, siis teadupärast kõige eesrindlikumad vallad on Tallinna ümber. Aga seda arvestatakse jällegi vallatulude järgi, aga kui vaadata seda, kui palju nendest maksutuludest seal vallas eneses luuakse, siis see on tühine osa. Tulu luuakse Tallinnas ja viiakse õhtul auto või bussiga nii tinglikult virtuaalselt viiakse sinna valla. Ja on jällegi vastupidiseid näiteid. Nii et nii peab kui maksuseadus ringi teha, nii on see valdade edetabel just kui teistsugune. Ja see tähendab seda, et me peame pidevalt jälgima seda, mis siis on
tõsiasjad ja kohandama oma elu paratamatult sellega. Ja kui me vaatame tänasel päeval, mis on maailmas toimunud võrreldes selle Eesti ajaga, nii-öelda Eesti ajaga, siis ikkagi kui lehmad lüpsavad võrreldes 36. aastaga, ütleme 4 korda rohkem. Ja traktor teeb ära kas 20 või 40 talupere töö, traktor üksinda. See ju tähendab seda, et maa on tootmiseks vaja inimesel, kui vaja vähemalt põllumajandusega tarvis. Metsast võtab harvestada, saemehikule tarvis, tuleb ka kuskilt. Ja see tähendab seda, et selle 20 aastaga võib öelda, et maa tootmises produktiivsus on tõusnud oluliselt rohkem kui linnatööstus. Jätan protsendid kõrvale, siin on erinevad koolkondi, aga lihtsalt ta nii on. Ja nüüd me oleme olukorra ees, kus maad ja metsa on tootmiseks vaja inimesi justkui ei ole tarvis. Ja paratamatus on see, et rahvastik õreneb. Nüüd me peame enese käest küsima järgmise küsimuse. Et kui palju me avalikes huvides talume rahvastiku õrenemist ja mis on siis see, mis suudab meil hoida riigi territooriumi positiivselt hõlvatud. Me oleme veel takkatraavile maailma kõige metsistum maa. Sellepärast, et 70 aastaga on meil metsasus kasvanud 2,5 korda maailmast ühte riiki. Me ei jõua ju võsa raiuda, me ju muru pügamisega raskusi. Puugid maasivad kolonnides. Me peame osa looduskaitse aluseid loomi maha laskma, et üldse elada saaks. Euroopas vaadaks ümarike silmad, et seal on täielikult mets. Kui tõesti hundimaa. Hunt on meil ju kaitses, hunt hundub. Seal meil on ilmesud, hundub on õnnu. Ja need seal ju ei saa aru tegelikult. On üks väga klassikaline näide, uduses hommikus on seda võib-olla võstakas rääkida, aga võtsid kätte ja Taanis, nii nagu need nürkrohelised on looduskaitsel, eks ole, loodus tegelikult seda loodusseadus ei tunne. Inimeste seaduste järelikult loodust ringi tegelikult. Ja inimesest tavad siis seda ilvest ja hunti ja ma ei tea keda, mille tipp on ju piiblis, kus paradiisi aias, kus lammas ja hunt kõik sõbrad. Sihukest narrust on ju elus ette tulnud, võtsid ju Taanis kätte ja ma võin eksida sajandiga, aga selles pole tähtsust, kus 16-17 sajandil lasti viimane ilvese paarma Taanis. See on ka lugu. Nüüd otsustas seda taastada. Aga vahepeal on ju seal pole ei hunti, ei ilvest ega kedagi, aga sellest on jälle hästi arenenud jahimajandus. Hüppavad õnnelikult, koerad on ketis, kõik on seda moodi. Viidi siis siit metslaste juurest 2 ilvesevaari. Need lähevad kohale ja avastavad, et nad on Kurmi restoraniks. Krõps, kits maha, täna sööme maksa. Järgmine päev võetakse kits maha, täna on meil abatükk. Mitte niisugune vilets elu nagu siinses metsas, et Eestis on nii vilets elu. Kui kitse kätte saab, kõik ära sööb. Ja veel valdavad teised ilvesed ja hundid ja koerad ja rebased ja nüüd ka šaakalid. See tuleb sinu saaks. See tähendab seda, et mitte mingil juhul ühtegi inimeste seadust ei saa teha, mis on vastuolus loodusseadust. Mitte mingi. Ja nüüd me paratamatult oleme olukorras, kus me peame tagama riigi asustus, et oleks positiivselt kõlvatud. No ma siin algatuseks ütlesin, et me oleme seisaku ajal ja sellest võib-olla ei ole täna pikemalt mõtet rääkida, et Eestis umbes 10 eluvaldkonda alates prügiveost kuni usueluni, mis tahavad põhimõttelisi muudatusi. Ma ei taha öelda seda sõna reform, see on ikka ära lörtsitud, eks ole. Ja võõrane sõna ka veel takkatraavi. Aga üks paljudest põhjustest, kui me räägime vaimsest seisakust ja kui me arutleme siin maaelu ja asustuse ja asustatuse üle, siis on ikkagi nõukoguliku kommunistliku mõtteviisi taas elustumine märkamatult teiste nimega. Ja üks niisugune kvants, vaimne kvants
on meil, kus kommunistlik ja mõtteviis tooni annab Rahandusministeerium. Kui vaatame Rahandusministeeriumi jutte, siis ta on nagu 30 aasta kaugune kaja Eesti riiklusplaani komitteest, siis ütleme, esimene samm on see, et eelarve on tasakaalus, selle nõukogude põhi, see on jumal, see on absoluutne lipp, see on ära unustada. Teine on see, mida venepäraselt nimetati vulgaarselt Uraniilovkaks. See tähendab seda, et kõiki püüti ühtlustada. Kui vaatame kohaliku omavalitsused, kellel seal mingisugune, ütleme näiteks mingi kruusaut kasutusele võetakse, siis on ju selle eest ju teadavasti keskkonnatasud, mida siis kohaliku omavalitsused saavad, kuna ta seal sellest isetasuvuse joonest allapoole, siis seda tasandusfondist makstakse talle kohe vähem, eks sellest pole nagu mingit kasu. Klassikaline Uraniilovka on ikka nõukogudeaegne selge põhimõte, mis on siis jälle tänaseks päevaks juurde. Ma võin seda juttu jätkata, see kommunistliku mõtteviisi kaasaegsete ilmingute teises vormis imbumine, seda on paraku meil igal sammul ja mind tuleb tõkestada, muidu ma pean selle teemal tunni ajas loetama. Sest enam nõukogude elam kommunistliku partei, kes mõtteviisi tunnen läbi lõhki, ma tunnen nad ära horisondi tabati lõhkust, ma ei pea nägema. Aga tulles tagasi maaelu juurde, siis paratamatult on olukorras, kus me ei saa kõiki piirkondi maha jätta. Ja nüüd küsimus on lihtsalt võtetes, viisides ja me peame endale selgeks tegema, miks me seda vajame. Väga palju on räägitud sellest inimese avaldamisest, seal värske õhk ja uudis uluvad nagu vanamehe vahel ja sulane küll on nagu tätsu ajal, et on mingisugune nostalgia. Mina sellesse ei usu. Ma olen veendunud, et me saaksime sellega tõsiselt hakkama, kui me vaataksime pigem tulevikku kui minevikku. Minevikus on paljud asjad on läinud, on muutunud, nii nagu ma rääkisin traktorist, me ei too tagasi seda madalat produktiivsust, me läheme pigem edasi ja küsimus on selles, et kuidas edasi minna. Ja tõenäoliselt kui me ütleme, et meil on vaja maad ja metsa tootmiseks, aga meil ei ole vaja nii palju inimesi, siis üks koht, millega me peaksime arvestama, et meil on alles maavarad. On lokaalseid maavarasid ja tõenäoliselt see on üks asi, mis tuleks riigis kuidagi teistpidi vaadata. Ja see peaks tähendama seda, et peaksime võib-olla keskmise ja väiksema tähtsusega, on need vanasti nimetati liiva- ja saviautudeks ja kruusaautudeks, eks ole, tänapäeval siis viisakalt maarduteks ja karjäärideks või milleks iganes. Ja peaksime vaatama, kuidas seda kasutusele võtta. Sest energia kallineb ja see tähendab seda, et igasuguse transpordimahuga kraami vedu maksab. Ja siin on veel üks asi, millega me peame ilmtingimata arvestama. Tänasel päeval arvestame kogu aeg sisemajanduse kogutulu ja see on see püha kraal, mille järgi kõike mõõdetakse. Nõukogude Liidus on täpselt samuti. Võeti üks näitaja selle järele kõike hinnata. Ja seda siis korrutati iga päev oli see ajaleht Pravda või Rahva Hääl, täna on sisemajanduse kogutulu, jälle pole üldse mingit vahet. Selles mõttes mulle tuleb see kahjuks nõukogude võim väga tuttav ette ja see on muud. Nüüd on terve hulk olukordi, kus näiteks sisemajanduse kogutulu võib minna alla, aga elu läheb paremaks. Palju juhtunud. Ja see tähendab seda, et kuna kapitalism, see, mis nüüd on 300 aastat väga hästi teeninud, kapitalismi mudel on selline, et ta toimib väga hästi ainult siis, kui on kasvu tingimustes. Languse tingimustes jookseb kõik kokku, aga kuna maailma arenenud osa on jõudnud praegu sinnamaale, kus on tulnud tarbimise kiirid ette. Me ei jaksa 2 kraadi lõunal süüa, 3 ülikonda korraga selga ei pane, inimesi juurde ei tule ja tulemus on see, et kõik see, mis laias maailmas toimub, tegelikult on selle üldkriisi ilming ja on tulemas uus majandusmudel. See uus majandusmudel,
selle tulek ilmselt võtab aega paar põlva. Nii et ilmselt teie või meie lapsed võib-olla elavad lihtsalt ülemineku ajal, nad ei saa õieti teadagi, et see on kahe suure perioodi vahe. Nii nagu kunagi oli vanas Egiptuses, Meta oli see kusagil 3000 aastat tagasi, kus ootamatult 70 aastat järjest sadas. Kogu aeg oli kõrv, läks 100. Ja sadas, seal oli keegi kohanud selle. Nii kui praegu oli lame katused pole üldse sellega arvestatud, et vesi kuhugi ära voolaks. Ja see olid salistama, see oli läinud katastroof. Aga tollel inimesed elasid vähem, paar põlvkonda kohaneti ära ja äkki enam ei sama. Ja siis oli jälle häda. No selles mõttes inimesed olid harjunud teistmoodi elada. Ja seepärast on see, mis maailmas toimub, me väga palju räägime seda, et maailmas tuleb meile sisse seda teist ja kolmandat. Paraku on niimoodi, et maailmas tuleb sisse lainetus. Praegu see on see ülemineku aeg ja nüüd tuleb jälle tõkestada tunni ajast toimub, ei peaks, mis siin toimub üldse. Aga meie jaoks retsept on see, et me peame enese tehi asjaolud selgeks tegema. Ikkagi toetume nende loodusseadustel, siis hakkame oma elu kohandama. Ja kui me mõtleme näiteks niisugusel lihtsal viisil, et hajaasustuse tingimustes elades terve hulk kulusid on ju väiksem. Eile olime Võrumaal energeetikakonverentsil, siis ma olin seal ka seletama, et meil on siin igast tipptehnoloogilisi asju, alates siin päikesepatareidest, tuulikutest ja kõigest. Aga tegelikult me energeetikas läheme praegu hajumise ja mitmekesistumise suunas. Ja kui sa elad maal ja kui sul on oma mets ja see on 300 meetrit eemal, siis kõige tõhusam on võtta metsast puid ja ajada ahjust läbi. Ja see on kõige tõhusam ja teie jaoks kõige kaasaks. Mis sest, et seal, nagu öeldakse, päikesepatareid ja tuulikud ei välju. Midagi ei ole teha, te võtate metsast puu, ajate selle ahjust läbi ja viimaks ometi tekib süsihappegaas, mille järel jänuneb meie taimestik. Sest iga süsihappegaasi molekul neelatakse. Meil on seda süsihappegaasi õhus niivõrd vähe, et iga molekul, see on nii nagu nõutud pruut, see kohe neelatakse alla. Vahe on ainult selles, et kui me kütame ahjust läbi, siis meie soojendame ennast selle halu, halu põlemise läbi. Aga kui ta metsas vaikselt mädaneb, siis seal selles halus soojendab selle aeglase põlemise läbi seeni. Lihtsalt peale me seeni asendanud iseenda. Kunagi oli nali Leninil seeni, siis see on midagi ükskõik sama. Ja see tähendab seda, et üks võimalik lähenemisviis on, kui me võtame ja proovime mitmekesistada seda meie pilti maaelust, siis üks on tõepoolest loodusvara. Erineva tähtsusega. Võtta kasutusele, see on töö ja tegevusala. Järgmine on küsimus sellest, kui palju tänasel päeval see kunagise Alvin Toffleri idee, see kolmas laine, see oli 70. aastatel, hakkas see tooni andma, et on võimalik teha kaugtööd. Ja tõepoolest me peame täna tunnistama seda, et inimkonnas, see on, ütleme, kas on need siis suuluneegrid või ameeriklased või eestlased, seal ei mingit vahet. 85% inimestest hindab tänapäeva olusid mineviku kogemuse baasil. 12% umbes sellised, kes siis on kaasaja väga selgeks õppinud. Nende kohta öeldakse, et elavad või toimib nagu KP-s, on ära õppinud ja 3% siis natuke tullikis. Tibake tegelevad tulevikuga ja saavad kõrvetada suure asja tegema alati, keerulise võitu asja. Ja näiteks me oleme ju linnalise eluviisi juures üsna sageli ka, ütleme, on see just tööandja, see on harjumus, on see inimeste harjumus, teha tööd kellast kellani, käia tööl ja tegelikult põhjus juba ära on. See on harjumus. Väga paljudes valdkondades kaasa arvatud teadus ja tehnika on selline, kus on harjumus. No näiteks siin on valgustus. No siin on tõenäoliselt 220 volti on siin sees, selleks, et seda valgust saada. Ammu ei pea olema. Valguse saamiseks
12 kotti või valalas voolu. Mingit tarvidust pole. Lihtsalt see süsteem on niimoodi üles ehitatud ja selle järgi kohanevad kõik teised süsteemid. Kunagi oli Suurbritannias, mis kunagi 100 aastat tagasi oli suur võitlus selle üle, et kohalikud omavalitsused võitlesid elektri vastu. Sellepärast, et oli juurutatud gaasivalgustus, gaasivõrgustik, kõik gaasivabrikud, kõik oli üles ehitatud, nüüd äkki tuli elekter. Ja nüüd äsja oled just seal investeerinud, ehitatud kõik need valmis ja viska nüüd nurka, hakka elektrivalgustusega tegeleda. Meil oli sama oli Tallinnas. No, Tallinnas läks see natukene kergemini, sest meil ei olnud seda gaasivärki nii palju välja ehitatud. Aga kui mõtleme elektri puhul, siis kui Ameerika Ühendriikide valgesse majja tuli elekter, siis esialgu oli see, kes sisse lülitas valguse ja ära kustus seal elekter. President tema aine ise ei ole seda teha. Võõras asi, elektri välja. Aga paratamatult see minevik on. Nüüd on küsimus selles. Kui me käsitleme seda hajaasustust kui elamise võimalust, siis hakkavad ja käsitlemegi nii, et see on elamise viis, elamise võimalus ja töö võib olla sul kusagil mujal. See tähendaks tegelikult paratamatult seda, et me peame oma asja ajamistes hakkama seda ühiskonna elu, ma ei räägi riiki. Ühiskond on palju tähtsam ja laiem, ütleme omavalitsuse riik on tegelikult ainult vahendid. Ja kes mida teeb kogukond, see on omaette teema jällegi, see on rakendusplaan pigem. Aga küsimus on selles, et kõigepealt kõige lihtsam asi on ökonoomika. Palju see maksab? Palju see maksab ja kes maksab? Ja kui me eeldame seda, et tänapäeva tingimustes, kus on see uus majandusmudel tulemas, siis meie peame lähtuma tõsiasjadest, mis meil on ja tõenäoliselt otsima seda varianti, kus võib-olla sisse tuleb see rahamass läbi perest või inimestel. See rahamass võib olla väiksem, aga see ei tähenda seda, et elu läheks halvemaks. Näiteks Tallinna ühistransport on ju selle vanakapitalismi mudeli, enne kui see uus tuleb, see on ju õõnestav tegelikult. Sellepärast, et kui inimesed ei osta enam bussipileteid, käibemaks jääb laekumata riigile, kus oleks. Nüüd selleks, et bussipiletid kogu seda käidelda, seal on kõik, ütleme need mobiilside, ettevõtted, arvutivõrgud ja kõik, mis juurde kuulub, see jääb ära. See tähendab seda, et käibemaks, see tähendab seda, et käive jääb justkui väiksemaks, et elu just tuleb paremaks. Ja siin on tõhususe ja tulususe küsimus. Ja nüüd ilmselt selles maaelus on samamoodi. Tõenäoliselt asjade hindamisel juba enam ei ole võimalik hinnata kõike selles sisemajanduse kogutulus ja läbikäiva rahas. Vaid küsimus on selles, et mis sellest saadakse ja mis on saada muidu. Ja ega siin Kiisleri asjata ei näidan siin pilti kellast ja mõõdulindist. Ja nüüd hakkab tekkima kohe järgmine küsimus. Ei ole võimalik näiteks seda maal elamise funktsiooni rakendada, kui ei ole kool. Ja nüüd on küsimus selles, kui kaugel peab olema kool. Siit tekib järgmine küsimus, et kas meil oleks mõistlik Eestis üle minna maakonna bussiliinide tasuta transpordile. Kui Tallinnas oli kusagil 65% oli rotatsioon, siis on terve hulk maaliine, kus on juba 90. Tasu üldse. Mõistlikum on see püsti panna ja lõpetada need tasuta koolitusliinid ära. Aga see on nagu see mõtlemise koht. Küsimus on selles, kas on kättesaadavus. Sa ei pea ilmselt seda perearsti seal kusagil väiksemas asulas pidama, kui sul on teada, et hommikul läheb buss maakonna keskuses, ja tuleb õhtul tagasi, terve päev on seal asja ajamast. Ja nagu põhimõtteliselt me peame sellisel juhul mõtlema ümber, kui me näiteks käsitleme seda, et meil oleks vaja, et kusagil 60 või ütleme 100 000 peret selleks, et territoorium oleks mingil viisil hõlvatud. 100 000 peret elaks maapiirkondades, siis 150, 200, tuleb mingi otsus teha. Siis mida selles on tarvis? See transpordi osa on üks, energeetika osa on kohe järgmine. Sest on tänapäeva tehnoloogiliste süsteemide puhul juba võimalik niimoodi, et seda
pikka elektrijuhet juba ei pea vedama, juba päikesepatareidest ja tuulikust juba aitab, et kui sa ei pea just lambaid, sul ei ole varme, ei ole seal neid lüpsiroboteid ja automaatjootjaid, siis ütleme igasuguse elutarbelise asja juba saab õhustada päikesest kätte ja ütleme maasoojusest, põhimõtteliselt on niimoodi. Nüüd edasi järgmine julgeoleku küsimus. Kui on tõre rahvas, kui relvastatud peab olema rahvas, küsime niimoodi. Kui siin unistatakse sellest, et Vene piir, et ühel hetkel tuleb siin viisavabadus ja siin Tallinnas räägitakse turismist, aga kui mõtleme sellele, et meie lähipiirkonnas Venemaal on kuskil 10 korda rohkem rahvast ja kui seal vargaid ei ole rohkem kui Eestis, toome lihtsa näite. Vargaid ja röövleid ei ole rohkem, siis tegelikult üle piiri röövimas käia tulla ja minna tagasi Eestis täiesti tasu. Siit juba Stockholm enam läheb, siis tähendab Soomes kasub riidumas käia, Lätis ja Leedus. See tähendab seda, et me peame kohe mõtlema, et kui me unistame, me saame tulu Vene turismist, eks ole, teiselt poolt jällegi me peame arvestama, mis on selle hind. Me peame ju piirivalvele ja politseile kohe juurde. Nüüd, kui meil on tõre rahvastik, politseid tõmmatakse kokku, küsimus on selles, et mis seda asendab. Ma siin võib-olla pool naljaga ütlesin, et kui relvastatud peab olema rahvas, eks ole, aga teiselt poolt jällegi, kui me ütleme, et meil ongi hajaasustuse aladel relvastatud rahvas, siis tuleb natukene seda seadust muuta, millal sa võid seda kasutada. Teisi sõnu öeldes, et kui minu vanaisa näiteks rääkis seda, et saari ajal oli inimesel võimalus muretseda relva, siis ma küsisin vanaisa käest, et palju siis seda relva kasutab, siis ta ütles, et ei kasutatud midagi, aga tema oli niisuguse lihtsa rahvakeelse kõneroogi, ta ütles, et pätt teadis, et tal võib revolver taskus olla, sa võid kuulikerve saada, et lihtsalt ei mindud nagu õlgu. Ja see tähendab jällegi hoopis kolmandat asju. Ameerikas näiteks on see, et kui sa käsi paljudes osariikides kohe esimesel nõudmisel auto esiklaasi juurde ei pane, siis ta võib su maha lasta. Ma olen ise Ameerika politsei patrollis olnud, võttis kohe revolveri välja, kui ühesõnaga tuli auto vastu ja suunalise liikluse pimedal neegroolis ja pani kohe revolveri nina, pärast lahkust sõprad. Ja ei lahkust. Ja kui ma küsin, miks ta seda tegis, ta ütles, et näed, mina ei tea, sina oleks minu paarimehes ööspäevas pandud ja kui sina oleks tunnistanud, et ma poleks revolverit välja võtnud, siis ja seal oleks mind maha lastud, siis minu pere poleks saanud eluaegset pensioni. Ma ei tea, mida sa tunnistad. Oleks mu paarimees olnud, ta oleks tunnistanud nagu vaja. Sa oled võõras mõttes. Ja selles mõttes me peame ilmselt mõtlema ümber terve hulga asju. Ma ütlen, et tõenäoliselt, et vanulikum pool on siin kool, sest siin on jällegi nõukogudeaegne mõtteviis, kus on ette kujutus mingi standard, kool on palju, kus on klassis õpilased, on siis peamaks ja meenutab see natukene 100 aasta tagust aega, kui Eestis algasid ministeeriumi koolid, kus siis Vene kroonu pakkus riigi raha, et tema hakkab kooli ülal pidama, õpetajate palgad maksab kinni, et valde ei pea sinna kulutama. Aga siis, kui seda plaani hakkate ellu viima, just vahvate plaane, et riik võtab ja teeb ja on ja mis te seal vallas vaevlete, siis pärast selgus, et iga 3 vallakooli kohta oli riik nõus asutama ühe ministeeriumi kooli. Seda on võimalik teha, võib-olla see on mõistlik, aga sellisel juhul tuleb mõelda, kuidas sinna koolile ligi pääseb, kes selle maksab ja kuidas need kulud on vajatud. Ja ütleme kõige üldisemalt kvaliteedi. Jällegi, ärme räägime alati rahast. Sest ühte ja sama asja on võimalik saada väga erineva hinnaga ja väga erineva korraldusega. Kui me mõtleme sellele, et võib-olla teatud osa bussiliinidest teatud punktis mõistlik ära kaotada, siis praegu arvestas näitab seda, et selle ära kaotamise puhul riigil on odavam osta väike autod inimestele, eks ole, ise sõidas. Et selle asemel vedada bussiliine saab kusagilt läbi ja prügiveost on mõtet üldse rääkida. Need saad alustada, pressida välja raha selle eest, et on teotäis prügi, et see viia kuhugi Virusse tuua, et seal elektrit hakata ja sooja tootma, see on sajandi vanune mõte, nii et sealt on midagi teha. Ja lõppkokkuvõttes ma ütleks niimoodi, et see on mõtteviisi küsimus. Ja tõenäoliselt siin see peamine küsimus hoopis on selles, et selleks, et positiivselt või hoida hõlvatult valdav osa Eesti alast,
siis me peame otsustama, kui palju seda on, mida me tahame endal hoida, millised piirkonnad me kavatseme maha jätta, sest kui me paneme vallad kokku ääremaastumine süveneb. Praegu käib see stiihiliselt, ilmselt on mõistlik jätta organiseeritud maha, aga seda peab inimestele ütlema. Siis peab teadma seda, mida me siis jätame ja milleks me jätame. Ja sealt edasi juba on kõik suhteliselt lihtne. Energeetika, kooliharidus, transport, töökohad. Kui see otsus on tehtud, siis on asi selge. Kui seda otsust tehtud ei ole, siis on tegemist nagu tervislike eluviisidega, kus soovitused on seinast seina. Kui on soovitused seinast seina, see tähendab seda, et tegemist on vaimse segadusega. Tänan tähelepanu. Ma küsingi ära, et kui teil oleks praegu võimalus küsida, siis milline see küsimus oleks? Esimene küsimus oleks olnudki Timo Markus, mina olen Reegi poetahtune filosoof täna siin Pühajärve kogukonnast. Ja mis see formaat on? Kas rääkijale võib esitada küsimus? Ja kui palju esitada? Püüame 5 minutiga kõik küsimust hakkama saada. Hää küll, Vado rääkis seda, mille peale mina olen päris pikalt mõelnud, et selles riigis oleks põhjust luua suur pilt ja ära otsustada, kus kohas see elu toimub ja kus kohas ei toimu. Iseenesest on mõistlik võib-olla mingis mõttes ära otsustada see, et riik hoolitseb nende inimeste eest, kes elavad Tallinnas, ütleme 30 kilomeetrit ümber Tallinna, võib-olla 40 kilomeetrit. Võib-olla paneme seda juurde Pärnu ja Tartu ja Narva ka ja kümmerdab pilti ümber selle, aga need, kes kõik väljaspool seda, need hoolitsegu enda eest ise. See oleks selge otsus ja ei oleks üks leelotamist edasi. See ei ole nagu ettepanek. Siit tuleb ka küsimus, et kas Ardo Aasmäe on ühel hetkel valmis ka kaasa mõtlema selle teemal ja võib-olla mingisuguseid visioone läbi lehkendama ja läbi lehkendama. Edasise arengu ja see küsimus on Petseri küsimus on meie arvuses. Sellepärast, et kui esitada küsimus niimoodi, et otsustame ära, et riik hoolitseb Tallinna tema ümbruse Pärnu eest üle vaadakud ise saavad, siis Tallinna ümbruse Pärnu ei vaja riigi hoolitsust. Ja kui ülejäänud peavad käinde eest hoolitsema, siis riigi hoolitse kellegi. Ma saan aru. Küsimuse mõte on selline, teeme jälle teine asja selline. Nüüd küsimus sellest, et sellised asjad tuleks ära otsustada. No siin on, see on tegelikult üldplaneeringu kohta, aga enne üldplaneeringut, siis on hakata seda kaardit panna. Enne seda peab olema ära otsustatud tegelikult, mida me tahame. Sellepärast, tuues jällegi näite, me võime öelda seda, et lõpetame selle ajaasustuse ära. Teoreetiline võimalus lõpetame ajaasustuse ära. Nüüd küsimus on selles, et mis sellele järgneb. Ja järgneb tegelikult see, et kui loomupärane ajaasutus kaob ära, siis me peame, siis riik peab tegema parem või hiljem, nagu Vene riik viima piiri äärde piirivasakut. Tsaari riik tegi ju niimoodi, et sealt, kus oli õre asustusega, sealt Mähilastega oli Kraaklemine kuskil või Hiina piiri ääres, siis riik maksis peale inimestele selle eest, et nad elaksid piiri ääres ja oleksid samal ajal meie mõistes nagu, ütleme, need kaitseliitlased, kes siis samal ajal ka valvavad, muu tegevused teevad. Ja pool tegevusest oli siis see kaitse, et teisena öeldes, et kui sa loomupärase asustuse ära tood, siis sa pead subsideeritud või riigi poolt makstud asustuse tagasi. Asi on ainult piiris, on ka looduskaitsealadel ja terve hulk valdkondi sellised, kus sa ei saa hoida. Ongi siis lõpuks, ütleme, elektriliinideni välja. Keegi peab olema. Ja keegi peab olema. Küsimus on nagu selles. Ja see tuleks nagu läbi. Sellepärast, et see muutus on olnud nii kiire ja kiirete muutustega tavaliselt teadus läheb tavaliselt kaasa põlvkonna kaasa. Ja ütleme, suured muutused toimuvad ühe põlvkonna kibeda kogemusega kukkumise hinna. See on ütleme tagamus. Nüüd küsimus on selles, kui tark on rahas, eks ole. Tark rahas õpib kiirelt. Muud midagi. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kui seda hajaasutust ei ole, võtame seda kokku, mis on selle tulemus. Võib-olla mõnedel juhtudel juhtu midagi, aga teatud juhtudel juhtu. Ja seda tuleb lihtsalt ette näha. Muud tarkust siin ei ole.
veel see asi, et Eesti on väga eripalgeline. Eesti on nii eripalgeline, et mingit ühtset otsust üldse olla ei saa. No ma olen siin Saaremaa sees teinud ettepanek, et tegelikult see Ruhnu vald, üks minut, ma räägin Ruhnu valdast. No Ruhnu vald on näinud. Me oleme harjunud siin selle asustusaladega, võtame mandrivaldadega. Nüüd soovitan meil läbi lugeda meie PD kirjastanud välja antud raamat Petseri maa. See üks doktorit töö, seda on arva saada, ma ei tea, mõni eksemplar on nii meil müügis, aga raamatul seda olemas. Seal on antud ülevaade Eesti Vabariigi lõimumise katsetest Petserimaal, mis saadi Tartu rahu. Ja see oli nihuke peavalu. Alates sellest, et perekonna nimesid ei olnud. Eesti Vabariik oli demokraatlik riik, igaüks võtab nimesid, nimesid taha. Aga kuna terve hulk Petseri venelased kirja oskamatu, Eesti riik ei osanud kirja oskamatu inimesega midagi peale. Ja siis hakkasid võtta nimesid, mis meil tuli Lenin, Tolstoi, Trotski, siis äkki alati peast kinni, peaks nime korraldusega tegelema, kõik ei saa Leninit olla. Ja mina olen ühte Leninit näinud, aga see on Lenin ka, koolipoiss postimine, siis meil oli seal ainukene kirja oskamatu ratteparakkumis, tema nimi oli Lenin. Kirjuda ja ajalehtuda ei saanud loomulikult, aga pensioni sai, siis ta oli üks tikudoosi peal oli siis kirjutatud see Lenin ja siis ta maalis lihtsalt järele. Ta oli väga õnnelik, mõelda nagu Lenin. Ja selles mõttes see oli üks hädaorg. Vaadata seda 20 aastat, see üks hädaorg ja väga värvikalt kirjutada. Aga nüüd, kui me mõtleme Ruhnut, siis Ruhnut me ei saa üldse käsitleda meie ajal kui ütleme tavalist valda. Ruhnu puhul me peaks mõtlema, nagu Londonis mõeldakse Falklandi saartest või Portugalis mõeldi Guaast. Kaugel asub koloniaalterritoorium, põliselanikel pole 50 inimest ja nüüd on niimoodi, et Ruhnu saar on meil ju see, mida Euroopa Liidu klassifikatsioonis nimetatakse hyperperiferical area. No see on lootusetu ääremaa, sest Ruhnu on ju ääremaa. Kui Ruhnu saar oleks Läti koosseisus, siis ta oleks Riia tagamaa, seal oleks mitte 50 inimest, vaid 500 Riia venelast ja seal oleks Läti mereväebaas. Lätlastel õigus mereväebaasi kohta ei ole ja ühesõnaga see asi toimiks. Meil ei toimi, ei saagi toimida, aga ta saab toimiks, ei saa, sina oled kohe ära andmas. Sina oled ära andmas. Müüme maha. Ei müü maha ka. Ja mina näiteks väidan seda, et seal tuleks käsitleda nagu klassikalist koloniaalterritooriumi. Riik tagab, et on lennuväli, sadam, side, piirivalve. Seal võiks olema niimoodi, et saarel peaks kohustutult olema 5-6 ametimeest, kellel on piloodi paberi. Seal oleks kesna lennust, kuulub vallale, kui see vallavanem, koolidirektor, seal on kohalik arst või kes iganes, et lendavad seal, kus parajasti ilma, kui mingi hädatarvus on. Aga mis on veel olulisem? Kuna nad elavad suvel sellest, et kaatritega sõidetakse sisse, siis võiks olla sellel saarel erand, et kõik riigi tulud, kõik, käibemaks, viinaaktsiis, kõik mis iganes jääbki saarele. Riik ei jää sellest vaesemaks, aga hakata seal toimima. Suvel söövad ennast, nagu öeldakse, mööduvatele kaatritele, jahtidele, odavama viina müügile, mis söövad ennast täis, elavad terve talve. Ainult, et siis oli kalapüüki üldühtiline. Nüüd kütitakse kaatreid ja jahte, eks ole. Ja kui me vaatame Eestis edasi, siis erinevates piirkondades võiks see üldse see elamise kord olla erinev. See on jälle suur mõttes. Eimaril käiks üks küsimus. Aitäh. Hardo Vaasad on alati nii põlev kuulata, et võiks siia õhtul istuda. Ta räägib nii värvikalt. Ma tahaks tulla küsimuse või konkreetse küsimuse juurde, võtsi sama regionaalpoliitika. Mitte ainult Saari-Venemaa, Nõukogude ajal maksti ka soodustuid põhjapiirkondades inimesed elaksid piiriäärsed aladel. Aga meie pole suutnud seda paarikümne aasta jooksul väikses Eestis regionaalpoliitikat sellisena viia, et me saaksime näiteks, on korduvalt need maakomisjonis ettepanekuid tehtud, et teeme Valga maa ettevõtjatele mingisuguse maksusoodustuse või midagi. Sellega praegune valitsus pole paarikümne aasta jooksul kunagi nõus olnud.
et seda on väga raske, et sa ütled, et teeme erinevad eluolud loome, et seda on võimatu Eesti praegu teha, sest praegu ideoloogia seda nagu ei luba. Mis on küsimus? Ja küsimus tuleb nüüd siia. Kõiki asju me saame teha, me saame bussiliini teha, me saame koolid panna, aga Hardo, küsimus, kuidas rahvale raha anda, mida seal hajaasud, kus see töökoht on, sa ei saa käia Põlvast Tartusse 50 kilomeetrit hommikul sinna ja õhtul tagasi sa sõidad selle raha maha ja seda ei oska mitte keegi kuidas sa lood ettevõtlust maha. See on nii kitsas küsimus, et see on esimese, teise, kolmanda, neljanda, viienda. Aga ma räägin põhimõtteliselt, hoopis teine. Kui me 20-25 aastat tagasi selle elukorralduse meil paika panime, seal taga oli suuresti Uno Mereste lühike sentents. Madalad maksud, vaba ettevõtlusest privatiseerimine veavad neid sellest kraavist välja. Ja see oli muide õige. Ainult, et seal oli üks täpsustus, mis tänaseks on ära unustatud. Madalad maksud, vaba ettevõtlusest ja privatiseerimine 10 aastaks. Aga 20 aastat mööda läinud, see on dividendi teisele poole kraavi. Algatuseks oli see suurepärane. Mitte midagi pole öelda. Lihtsalt selle ajastu muutumine, on maha magada. Ja nüüd see on mõtlemises kinni. Valitsus on üks osa Eesti riigi mõtlemisest ja kui on üldine mõtlemise seisab on ka valitsuses. Sellepärast, et ega siis valitsus tajub ka seda, et kui teha ettepanek, ütleme, selle ühele isikesele asjale, sa pead hakkama süsteemi muutma. Aga kuna ei ole pilti, ei ole teada, ei ole oskust ja pole kava ja eesmärk on ähmane, siis seda süsteemi tervikuna muuta keegi ei julge hakata. Ja sellepärast läheb asi nagu omasoolu. Kõik, mis maailmas läheb omasoolu, läheb kiiva. See on ka selline, siin on ka. Ja ses mõttes on lihtsalt vaja nagu üldisemat pilti, ega siin midagi muud ei ole. Keegi võtab selle Valgamaa üles, siis küsitud, aga miks mitte Setumaa? Aga miks mitte seal Vasknarvas? Aga mis meil Vasknarvas oma Alvemaal? Aga see tähendab seda, et tegelikult tuleb teha üldine inventuur. Et me oleme jõudnud sinna maale, kus see primitiivne, see lihtne süsteem, mis meid kraavist välja aitas, see lihtne ja algeline süsteem, et me peame hakkama seda nüüd, nagu öeldakse, kohandama tegelike oludega, mis meil tänasel päeval on juba olemas. See on nagu ununenud ja see tähendab seda, et tuleb tegelikult algselt teha inventuur, vaadata, meil on näiteks Ruudu probleem, meil on Osmussaare probleem. Kas meil on Osmussaarel ühe perekonna saar? Võib-olla on. Ja siis plaaname selle. Meil on Võrmsi, Brandli, need on ikka saarelised asjad. Aga meil on ju sisemaal, kus on, ütleme, valdades metsa, põhiline elu koosneb metsast, karudest, vuitidest, ilvestest, aga siis on meil elavad seal Andersonid, Kase perekond ja siis on Villemsonid, aga võib-olla peaksid Johansonid ka. See ei saa teisiti olla, et kõigepealt tuleb see tõsiasjade inventuur ära teha ja siis vaadata edasi. Püstitada eesmärk, mis on meie vajadused avalikes huvides. See kõik, mis on avalikest huvides väljaspool, on erahuvides tehtud, tahavad.